Suvi käes ja linnas tahan ära sõita, ma tahan sinna, kus on maasikad, pikad põllud, vaod metsa taha jooksevad, vao lõpus ootab mind kubjas klaarika. Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-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 na. Linna jäid mul ema isa väike koerake, ega ma neid taga igatse. Kotti pakitud on särgid, püksid, sokid, põlvikud, naljaviluks maisi tõlvikud. Na-na-na, na-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 na, na-na-na-na-na-na-na, na-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 na. Esimesel päeval me lõikasime pärnapuudel toksi, siis oleme keskväljakul peenraid rohinud ja siis oleme seda kammersaali koristanud. Me oleme käinud sihukestel nagu objektidel, me oleme näiteks Karula vabatahtlike tuletõrje depoos käinud vana sauna lammutamas ja põhiliselt siukseid aiatöid siinsamas mõisas. Roosiaedu ehitame ja põhiliselt siukseid kaevamine ja. Me oleme puid ladunud. Me värvisime täna neid kohti, kuhu saab heinapalle panna ja poisid riisusid seal laudal. Ja kokkutulek oli hea, toit meeldis, seal oli saunavõimalused, mis kindlasti meeldis paljudele. Üritused olid huvitavad. Muidu oli tore, teistsugune kogemus. Väga tore oli näha, kuidas teised asju lahendasid ja arvan, et järgmine aasta võiks ka minna. Võrkpalliõhtul, kartul veedab kõhtu, nägime vetsuhilda meie väikseid, hüüdnimed antud, paberile kantud, Rasmus, Viktor, Jaanas, kõik on tasakaalus, kord leidsime, voodialt kõrvahargi korda teeme, mõisapargi, riisume ja rohime, tohutult ka rügame, vajadusel hoonaga roosipõõsad rügame. Hommikuti äratus meil toimub suure pauguga, keegi sunnib kõlari ühendab auksiga, köögitoimung on vahel uimane, toit ei jõua jälle õigel ajal kohale. Hommikuti ärgatus on toimunud klassivahetus, aga pole hullu, sellele on lahendus. Mind ei koti, kui palju meid on siin, loodeid jätkub nii kui nii. Sel aastal on eriti tublid noored, kuigi nad on väga noored vanuseliselt, aga nad on hästi tublid. Selle aasta noored on minu meelest väga usinad, me oleme hästi rahul ja isegi mu tädi, kes on 70-aastane, isegi tema ütleb, et on väga tublid. Seda ei juhtu üldse, ta isegi meie kohta ei ütle tavaliselt niimoodi, aga nende noorte kohta on ta öelnud küll, et on väga-väga usinad. No minul on nad kõike teinud, laudas teinud, koristanud, värvinud, kõike teinud, kast ja naelu seinale, et ühesõnaga hästi laialdane on see töö tegelikult. Ma olen õudselt rahul nendega tegelikult. Nad teevad rohkem ära, kui arvata võis. Väga tublid, väga tublid. Mina ei ole näinud, millist tööd ei tasuks anda. Ilmselt kuskile masinarooli panna ei riisiks, eks ole, see on juba sellepärast, aga muud kõik tööd saab hakkama. Meil on laudast, meil on sõnnikud viskanud, meil on kõike teinud, üldse rooli nad naudivad seda. Ma ei pidanud muud ütlema, kui et jah, ma võtan need noored ja siis järgmine samm ongi, et ma teen ülekande ja kogu lugu. Paberimajandus, see käis märkamatult. Seda ma ei teagi üldse, kuidas see käis, aga tuli lihtsalt mõned lepinguid alla kirjastada ja see käis väga lihtsalt. Ma ei uskunud, ma olen natukene skeptiline alguses, aga need lapsed on tõesti olnud väga tublid ja mul on nagu
väga suur tänu Marek Mekile, kes meile üldse selle idee andis ja ma tahaksin neid lapsevanemaid tänada, et kes on nii tublid lapsed kasvatanud, et kes on valmis tegema tööd ja ei pirtsuta selle juures. Malevasse peaks tulema, et saada uusi sõpru, saada töökogemust ning teha üleüldse huvitavaid töid ning selleks, et ei passiks kogu aeg telefonis. Et saada kogemust tulevikuks. Et saadagi sõpru ja teha tööd ning et mitte ainult vanematelt raha võtta, vaid ise raha teenida ning et lihtsalt lõbutseda ja näha nagu silmaringi laiendada. Käisime taevas seinavärvi kaifimas, värvi läks ka näkku ning tagasi tules. Ning oli tägu part, kas see on ilmusid, aga sellest me rohkem ei räägi. Linnud lendavad pesasse, jälle tahavad väljensita see. Ja jättis selle et su paberi maha, pole hullu, müüme tema auto maha. Kahe